Ukraina ei võitle Venemaaga ainult rindejoonel, vaid ka sellest palju kaugemal. Sügaval Venemaa piirkondades ja okupeeritud aladel tegutsevad tuhanded salajased agendid, sealhulgas ukrainlased, tatarlased ja isegi venelased aktiivselt Kremlile vastu seestpoolt. Koos moodustavad nad Ateši üksuse ning on seadud endale eesmärgiks sõjategevust igal võimalikul viisil takistada. Alates salakavalatest sabotaažitaktikatest kuni siseinfo jagamiseni pakuvad need vaprad agendid Ukraina armeele hindamatuid teenuseid ning viimased edukad löögid on saatnud šokilaineid otse Moskva südamesse. Ateš, mis on krimmi-tatari keeles tuleliikumine, sai alguse 2022 aasta suvel, varsti pärast seda, kui algas täiemahuline sissetung Ukrainasse. Üks rühmituse esindajatest, kes kasutab ainult hüüdnime, Zoka, selgitas intervjuus Euroopa poliitikaanalüüsi keskusele Sipalen, kuidas see kõik alguse sai. Grupp Ukraina-meelseid aktiviste Krimmis, sealhulgas krimmi-tatarlased, tuli selle liikumise loomise mõttele. Sõda venis, Venemaa ei suutnud oma eesmärke saavutada ning oli selge, et kuulutatakse välja mobilisatsioon. Mobilisatsioon osutus liikumisele õnnistuseks, kuna Venemaa komandorid tegid ühe saatusliku vea. Nad sundisid Krimmi inimesi liituma Vene vägedega. See tähendas, et aktiivsed Ateši liikmed said siseneda Kremli armeesse, mis avas palju rohkem võimalusi sabotaažiks ja muudeks salajasteks operatsioonideks. Sealt hakkas liikumine kasvama, nagu märgib Soka. Alates mobilisatsiooni algusest 2022 aasta sügisest mobiliseeriti esimesed Ateši agendid Vene armeesse. Mõned neist liitusid iseseisvalt, mõned neist võeti sundkorras. Sellest hetkest alates liikumine kasvas. Igal inimesel olid oma põhjused liitumiseks. Mõned olid veetnud oma elu korrakaitses ja tundsid sügavat ebaõiglust seoses sissetungiga näiteks. Teised olid lihtsalt tavalised inimesed, kes tundsid, et peavad tegutsema ja tegema õiget asja. On olnud ka liikmeid, keda Ukraina sündmused mõjutasid otsesemalt. Zoka toob näiteks välja ühe väga emotsionaalse loo mehest, kes kaotas sõjas oma isa ja otsustas liituda Atešiga, et isa eest mingil moel kätte maksta. Kuigi nende taustad ja lood on erinevad, ühendab neid inimesi ühine eesmärk ajada Venemaa Ukrainast välja ja lõpetada sõda. Need täidavad oma missiooni mitmel erineval viisil. Näiteks 2022 aasta lõpus ja 2023 aasta alguses teatati, et Ateši liikmed ja teised partisanid süütasid Vene kasarmuid, lasid õhku rahvuskaardi kontrollpunkte ja korraldasid varitsusi kolonnidele. Kuid suurem osa liikumise tegevusest toimub mitte tulevahetuse ja plahvatustega, vaid varjus, kus agendid jälgivad salaja Vene sõjaväebaase, kaitserajatisi ja ettevõtteid ning jagavad saadud teavet Ukrainaga. Sellest ajast alates on liikumisel agente kümnetes linnades, asulates ja piirkondades, alates rindele kõige lähematest kuni külma Siberi tundrani välja. Need suudavad koguda tohutul hulgal luureandmeid kohtadest, kuhu Kiievi vägedel oleks tavaliselt väga keeruline ligi pääseda. Ja need luureandmed on mitmel korral osutunud hindamatuks. Tõepoolest, Ateši esindajad ütlevad, et nende agendid mängisid olulist rolli mitmetes Ukraina operatsioonides sõja varajases staadiumis, sealhulgas edukates rünnakutes Vene Mustamere laevastiku laevadele ja infrastruktuurile Krimmi ümbruses. Näiteks Dešantlaev Minsk, allveelaev Rostov Dooni ääres ning operatsioon Krabileks, rünnak laevastiku peakorterile Sevastopolis, mille tulemusena hukkus kümneid kõrgeid Vene ohvitsere. Nagu Zoka selgitab, meie inimesed, aktivistid ja peakorteris töötavad inimesed registreerisid kõik laevad Sevastopoli lahes, millised neist olid remondis, millised õppustel, nende väljaõppe ajakavad. Tänu meie teabele suutsid kaitsejõud rünnata. Aja möödudes, kui Venemaa sai Atešist üha teadlikumaks, suurendasid Kremli luureteenistused jõupingutusi, et leida ja kõrvaldada kõik agendid oma ridades. Selle tulemusena pidi rühm muutuma targemaks, vargsemaks ja oma meetodites strateegilisemaks. Lisaks, nagu Zoka märgib, viis suurenenud risk selleni, et mõned inimesed eemaldusid liikumisest, kartes oma elu ja lähedaste turvalisuse pärast. 2022 aastal oli rohkem entusiasmi. Paljud inimesed, keda ajendasid emotsioonid, toetasid meid ja püüdsid igati aidata. Emotsioonid on vaibunud ja paljud riskialtid inimesed on okupeeritud aladelt lahkunud. Nüüd on see pragmaatilisem, süsteemsem ja metoodilisem. Aga see, et Ateš on natuke väiksemaks jäänud, ei tähenda, et ta oleks vähem tõhus. Kaugel sellest. Tegelikult võib väita, et liikumine on aja jooksul isegi tugevamaks ja mõjukamaks muutunud.
Näiteks 2024. aastal korraldas Atesh projekti nimega Punt, mis tähendab inglise keeles riot ehk mäss, mille käigus loodi privaatne infokanal Vene sõjaväelastele, kes ei soovinud osaleda Kremli enesetappelikes rünnakutes rindel. See kanal annab neile sõduritele nõuandeid, kuidas nad saavad näiteks tooreid mune sõidukite mootoritesse, valades rindeoperatsioone edasi lükata või häirida. See on kõigile osapooltele kasulik. Sõdurid, kes järgivad kanali soovitusi, saavad vähemalt veidi kauem elus püsida, võites aega võimaliku põgenemise või deserteerumise jaoks. Samal ajal ei pea Ukraina väed muretsema selle pärast, et nii palju rünnakurühmi nende eesliini positsioone tormab. Varsti pärast kanali käivitamist võtsid sõdurid paljudest okupeeritud piirkondadest, sealhulgas Hersonist, Donetskist ja Zaporižjast, ühendust Ateshi liikumisega ning kinnitasid, et olid selle nõuandeid järginud. Nad kasutasid meie meetodeid, õppisid ja panid oma varustuse rikki minema. Nad ei läinud kuhugi. Selle väärtust ei saa alahinnata. Kuigi Venemaa rindepealetungid on tänapäeval enamasti ebaefektiivsed ja toovad Kremlile kaasa vaid suuri kaotusi, jätavad mõned neist siiski oma jälje. Mõned üksused suudavad mõnikord tungida Ukraina liinidest läbi või vallutada väikeseid maa-alasid, laiendades venelaste tugipunkti ja muutes neil järgmiste sammude planeerimise või isegi Ukraina positsioonide ümberpiiramise lihtsamaks. Neid rünnakuid viivitades ja häirides piiravad Atesha agendid Venemaa võimet oma sõda Ukraina vastu pidada. Nad tekitavad Kremli komandoridele lisaprobleeme, mida lahendada ja peavalu, millega toime tulla, samal ajal vähendades mõttetut verevalamist mõlemal poolel. Teise näitena Atesha tegevusest toob Soka välja Musta mere laevastiku 126 eraldi rannikukaitsebrigaadi. See brigaad on paigutatud Hersoni rindele ja on korduvalt korraldanud rünnakuid Dnipro jõe delta saartel. Tänu Ateshile muutusid need rünnakud järsku palju vähem tõhusaks, kuna brigaad teatas katkistest vesiskuutritest, kahjustatud kummipaatidest ja mootoritest, mis ei käivitunud. Kõik see oli salakavalate sabotaažiaktide tulemus Vene vägede sees. Soka väidab, et probleem muutus nii ulatuslikuks ja laialdaseks, et Vene ametnikud pidid selles piirkonnas üksuste suhtes tellima eriuurimise, püüdes meeleheitlikult nende salajasi operatsioone ohjeldada. Ja see pole veel kõik. Liikumise agendid on jätkanud ka luureandmete kogumist ja jagamist Ukraina kaitsejõududega. Nende raske töö jääb sageli märkamatuks, kuid Ukraina sõjavägi hindab seda väga kõrgelt. Tõepoolest, just tänu nende agentide kogutud tohutule hulgale teabele on Ukraina väed suutnud korraldada ja ellu viia nii palju edukaid lööke Venemaa taristu pihta. Viimastel aastatel on üha rohkem teatatud drooni- ja raketirünnakutest naftatöötlemistehaste, torujuhtmete, laskemoonaladude, kütusehoidlate, raketitootmistehaste, droonitehaste, sadamate ja muu sellise vastu. Atesha agendid ei ole seotud kõigi nende rünnakutega, kuid on kindlasti oma osa andnud paljudes neist. Nad aitavad Ukraina droonimeeskondadel ja raketemeeskondadel täpselt mõista, kus asuvad olulised infrastruktuuri objektid, kui tugevalt neid valvatakse, millised kaitsevahendid on ümbruskonnas, kus hoitakse või asuvad kõige väärtuslikumad varad ja nii edasi. Soka tõi välja mitu näidet mõjukatest rünnakutest, milles Atesh osales, sealhulgas rünnakud naftarajatistele sellistes kohtades nagu Luhansk, Krimm ja Kafkaasi sadam. Samuti rünnakud Kaasani püssirohutehasele ja Baltimore'i lennuväljale, kus Venemaa hoiab märkimisväärses koguses Su-34 pommitajaid ja droone. Ja rääkides lennuväljast, teatas Soka. Meie agent töötas seal ja meil õnnestus jälgida mitmeid droonioperaatoreid. Pärast seda õnnestus meil info Donetski rindele edasi anda. Kuna selliseid juhtumeid on üha rohkem, on Venemaa taas suurendanud oma agressiivseid jõupingutusi Atesha agentide väljaselgitamiseks, kuid partisanid on alati suutnud sammu võrra ees püsida. Aga enne kui vaatame, kuidas nad seda teevad ja mõningaid nende viimaseid operatsioone, siis kui selline ülevaade sind huvitab, telli kindlasti The Military Show. Me analüüsime seda nii igal nädalal. Uskumatul kombel on üks viis, kuidas Atesh on suutnud nii tõhusaks jääda ja samal ajal avastamist vältida. Tegelikult see, et nad tegutsevad otse venelaste nina all. Nad on värvanud ja töötanud koos suure hulga Vene sõduritega, ilma et nende ülemad sellest arugi saaksid. See pole sugugi üllatav, sest sõja edenedes ja Venemaa moraali langedes on üha rohkem Kremli sõdureid hakanud mõistma olukorra tegelikkust, milles nende riik end leiab.
Nad mõistavad, kui mõttetu ja lootusetu see niinimetatud erisõjaline operatsioon tegelikult on ning nad on näinud, kuidas nende kaasmaalasi koheldakse vaid kahurilihana, keda ikka ja jälle mõttetutesse rünnakutesse lihaveskisse saadetakse. Paljud neist ei taha selles osaleda, kui nad liitusid armeega kas vabatahtlikult või surve all, enne kui nad tõde mõistsid. Nüüd, olles sattunud kahe tule vahele, kuid siiski soovides teha õiget asja, on need sõdurid valmis koostööd tegema ukrainlastega, et seestpoolt Moskva sõjapüüdusi õõnestada. Ja Sokal on lugematul hulgal lugusid Vene sõduritest, kes astuvad esile ja panevad oma turvalisuse kaalule, et koguda luureandmeid, mis päästavad elusid. Zaporižja rindel võttis üks tegevteenistuses olev sõdur ühendust ja andis edasi plaanid rünnakuks ühele külale. See aitas Ukraina kaitsejõududel tuvastada rünnaku tegeliku suuna, mitte selle vale, millega püüti meie kaitsjaid eksitada ning nad suutsid rünnaku tagasi tõrjuda. Kogu rindejoone ulatuses on aset leidnud palju sarnaseid lugusid, kus Venemaa komandörid arvasid, et neil on mingi eelis või nad suudavad vaenlase üllatada, kuid Ukraina oli valmis ja ootas, et nad lõksu püüda. Ja see kõik on tänu Ateshile. Liikumise agendid jätkavad ka aktiivsete diversioonimissioonide läbiviimist. Nad on katkestanud sideühendused, mida Venemaa kasutab koordineerimiseks. Koordineerida ja planeerida oma sõjalisi operatsioone näiteks ning samal ajal häirida ja kahjustada raudteesüsteemi, mis on olnud Kremli sõjamasina jaoks võtmetähtsusega, et varustada vägesid toidu, vee, laskemoona ja relvadega. Näiteks 2026 aasta aprillis ilmuvad teated, et Ateši vastupanuliikumine hävitas sõjaväerongi veduri Rostovi piirkonnas. Juhtum leidis aset Likaja raudteejaama lähedal, mis on oluline sõjalise kauba transiidisõlm okupeeritud Zaporižja territooriumile suunduva varustuse jaoks. Selles piirkonnas liiguvad sageli rongid, mis veavad laskemoona, kütust ja isegi soomusmasinaid. Kuid tänu Ateshile ei tee üks neist rongidest seda teekonda enam kunagi. Rüh teatas, et hävitatud veduri maksumus oli vähemalt $150,000, lisades, aga Venemaa jaoks on tegelik kahju palju suurem. Vene raudteedel on juba terav puudus töökorras veduritest ning nende remondivõimekus on praktiliselt ammendunud. Iga veeremiüksus on oluline ja nüüd on veel üks vähem. Veduri hävitamine peatas piirkonnas ka rongiliikluse. Mitmed sõjaväerongid pidid ootama, samal ajal kui Vene raudteeametnikud üritasid kriisiga toime tulla. Hiljem samal kuul andis Ateš taas löögi. Liikumise enda sõnul õnnestus ühel vapral agendil imbuda sisse elektrialajaama okupeeritud Luhanski piirkonnas. Kui agent oli sees, hävitas ta elektritrafot. Peagi puhkes tulekahju, mis haaras ka teisi seadmeid ja muutis alajaama sisuliselt kasutuskõlbmatuks. See sama alajaam varustab elektriga lähedal asuvat raudteesõlme, mida kasutavad regulaarselt ka Vene sõjaväe varustusrongid. Kuna alajaam sai tugevalt kahjustada, oli ka sõimjaamal raskusi tööga. Ateš teatas mitmetest rongide hilinemistest, kuna okupatsiooniväed pidid olukorraga kohanema ja otsima alternatiivseid varustusteid. Jällegi tähendab see lõpptulemusena seda, et olulised varustused ei jõua sinna, kuhu Venemaa neid vajab. Rindejoone väed jäävad ressurssidest ilma, mis mitte ainult ei mõjuta moraali, vaid muudab ka nende piirkondade komandöride jaoks rünnakute planeerimise ja läbiviimise palju raskemaks. Iseenesest võivad need juhtumid tunduda väikesed, kuid nende mõju koguneb. Iga tegevus suurendab survet vaenlase logistikale, tuues esile erakordse ja sageli alahinnatud väärtuse, mida sissitegevus omab varustusahelate ja koordineerimise mõjutamisel. Ja on selgelt näha, et Moskva on Atesha tempudes tüdinenud ja väsinud. Grupp klassifitseeriti ametlikult terroristlikuks organisatsiooniks juba 2024. aastal koos teiste partisani- ja vastupanuliikumistega. Selle tulemusena ei jälita Atesha operatiive mitte ainult kohalikud korrakaitseametnikud, vaid ka riigi kõrgeimad võimuesindajad. Zokka märgib, et grupil on kannun sellised jõud nagu Föderaalne julgeolekuteenistus, FSB agendid, samuti Vene rahvuskaart ja kindralstaabi peavalitsus, GRU. Ja Venemaa ei karda kasutada räpaseid võtteid, et püüda tabada neid, kes püüavad seespoolt tema tegevust häirida. Zokka märgib, et vaenlane on näiteks loonud hulga võltsitud Ateši kontosid sotsiaalmeedia rakendustes nagu Telegram. Vene luureagendid esinevad nendel kanalitel. Ateši operatiivtöötajatena lootes meelitada ligi inimesi, kes võiksid soovida liituda nende võitlusega, enne kui nad püünised üles seavad, et neid teolt tabada. Kahjuks, kuigi paljud inimesed on piisavalt nutikad, et neid lõkse vältida, ei saa seda öelda kõigi kohta. Näiteks 2024 aasta märtsis juhtus üks juhtum, kus 13-aastane poiss langes ühe sellise kanali lõksu.
Vene petised käskisid tal esmalt koguda foto- ja videoluuret kohast, kus Vene väed ajutiselt viibisid, enne kui nad tõstsid panuseid ja palusid tal sooritada terrorirünnakuid ning isegi kooli tulistamist ette valmistada. Nagu Zoka kinnitab, ei teeks tõeline Atesh kunagi midagi sellist. See ei ole huvitatud tsiviilisikute kahjustamisest ega kaose tekitamisest omaenda rahva seas. Selle agendid keskenduvad ainult sõjalistele sihtmärkidele, kasutades varjatud meetodeid Venemaa sõjapingutuste häirimiseks. Kahjuks kahjustas see juhtum rühmituse mainet, kuna mõned inimesed uskusid Venemaa meedia teateid, et Atesh kavatses tegelikult terroritegevust. Isegi mõned meie agendid kirjutasid meile, väljendades oma rahulolematust, ja me pidime selgitama, et see ei vasta tõele. Meid püüti süüdi lavastada. Meil on moraalsed piirid. Me ei ole terroristid. Õnneks taastus rühm peagi ja on sellest ajast alates järjest tugevamaks muutunud. Zoka märgib, et Ateshil on olnud palju uusi värvatuid okupeeritud Donetski ja Luhanski piirkondades, mis on olnud osaliselt Venemaa kontrolli all juba üle 10 aasta. Ta usub, et paljud inimesed nendes piirkondades on Venemaa okupatsioonist, korruptsioonist ja lubaduste täitmata jätmisest tüdinenud. Tõepoolest, raportid näitavad, et hoolimata president Vladimir Putini lubadusest vabastada Donbassi inimesed väljamõeldud Ukraina rõhumise alt, on nende piirkondade inimeste elukvaliteet pärast Vene vägede sissetungi järsult langenud. Näiteks Luhanskis on üha tavalisem, et kohalikud elanikud ei saa oma töö eest mitu kuud järjest palka. Mõned on isegi kaotanud oma töö ja nende asemele on võetud venelased, samal ajal kui paljudel on sõja tõttu kodud kahjustada saanud või hävinenud ning nad on jäänud kodutuks, sest Vene võimud ei ole suutnud neile korralikku eluaset pakkuda. Nagu Zoka märgib, petetakse inimesi, nad tunnevad end solvatuna ja tahavad ebaõigluse vastu võidelda. Ka venelased võtavad grupiga järjest rohkem ühendust, mida kuud edasi, seda rohkem. Kõigil neil on selleks oma põhjused. Mõned otsivad lihtsalt võimalust lisaraha teenida. Teised tunnevad end Vene armees lõksus olevatena ja otsivad igasugust võimalust pääsemiseks. Siis on veel neid, kes on sõjas pettunud või tunnevad, et neid peteti rindele minema. Nüüd moodustavad umbes 2000 agenti ja informaatorit selle suure liikumise, mis on alates 2022 aasta suve algusaegadest märkimisväärselt arenenumaks muutunud. Agentidel on nüüd kasutada arenenumad turvavahendid, et vältida avastamist, näiteks VPN-id oma veebitegevuse varjamiseks ning ühekordsed seadmed, mis võimaldavad neil teiste partisaanidega ühendust pidada ilma vahele jäämata. Moskva jätkab samal ajal vaevanägemist ja rabelemist oma nõrkades katsetes Ateshi tegevusele vastu seista. Zoka märgib, et mõnes piirkonnas on Atesh peaaegu samal ohutasemel kui Ukraina ametlik luureagentuur KUR. Nagu ta lõpetuseks ütleb, võtavad nad meid väga tõsiselt ja nii peabki olema. Nüüd saate sellest videost rohkem teada Ukraina käimasoleva konflikti kohta, kus vaadeldakse, kuidas Kiievi kaugmaadroonide rünnakud toimuvad samuti sügaval vaenlase tagalas, põhjustades ulatuslikke tulekahjusid ja plahvatusi üle kogu Venemaa ning paisates Kremli naftataristu leekidesse. Teise võimalusena vaadake seda videot, kus antakse põhjalik ülevaade sellest, kuidas Ukraina alustab Krimmi derussifitseerimist, katkestab Kremlile kuuluvad varustusteed ja nõrgestab selle kohalolekut poolsaarel, mis võib sillutada teed täielikule vabastamisele. Ja lõpuks, kui soovite rohkem värskeid uudiseid ja põhjalikku analüüsi Venemaa-Ukraina sõja kohta, siis kindlasti tellige seda kanalit.